Tere! Tänane teema on kuumaasikate väetamine ja selleks, et teha seda edukalt, peaksime me teadma, miks me üldse taimedele väetist anname. Nii nagu inimene vajab oma igapäevaseks elutegevuseks igapäevalt toitu, siis ka taimedel selleks, et nad meile saaki annaksid ja hästi kasvaksid, ka nemad vajavad siis igapäevaseks hakkama saamiseks toitaineid. Ja kasutada me võime nii looduslikke väetisi kui ka siis mineraalseid kunstlikke väetisi. Taime jaoks endale suurt vahet ei ole. Peaasi, et kõht täis ja kõik vajadused oleks rahuldatud. Et kas ta on nüüd looduslik või mitte. Aga inimesena me kindlasti tahaksime anda taimedele seda, mis on loodussõbralik ja mis on inimesele ka kasulikum. Ja selleks ma olen siin valinud istikute kasvatamiseks ühe väetise, et kui teil on taim väike või siis olete juba seemneid külvanud ja teil kasvavad väikesed taimed, siis te saate kohe alustada esimese pärislehe moodustumisel juba taimede kastmisel kasutada siis väikeste taimede jaoks mõeldud kastmisväetist. Et seda siis lahustatakse kastmisvee sees ära ja vastavalt siis pärislehtede arvule suurendatakse järk-järgult ka seda lahuse kontsentratsiooni ehk siis toitainete kogust vee sees. Esialgselt, kui teil on väikesed taimed, siis siin topsi sees on kaasas väike mõõtelusikas. Kui te selle väikse ämbri lahti teete, siis siin sees on pisikene mõõtelusikas ja seda toiteainet, seda väetist tuleks siis kastmisvee hulka panna 2-3 kulbitäit ja segada see korralikult ära, et ta siis ära lahustuks ja siis neid taimi kasta. Ja nii saavad ka väikesed taimed oma toitainete vajadused rahuldatud. Aga ainult toitainetest ei piisa, tegelikult saab kasutada ka taime juure tugevdamiseks erinevaid looduslikke vahendeid. Siin on siis mahekasvatuseks hästi sobilik vihmaussi kompostist valmistatud siis kasvustimulaator, mis siis soodustab just nimelt juurte arengut ja tugevust ja aitab taimel paremini siis erinevate kahjustustega toime tulla, kui ka mõned haigustekitajad õhus liiguvad. Ja siin on spetsiaalselt siis hästi kergesti doseeritav, nagu natukene meenutab vedelseebipudelit, et hea doseerida ei ole vaja midagi mõõta, et piisab siis 1 liitri kohta näiteks 6 vajutusest ja selle segada siis vee hulka ära, kastmisvee hulka ja sellega siis taimi kasta. Et hästi lihtne doseerimise võimalus, et kui te kaupluses ringi vaatate ja väetise valikut teete, siis võiksite täiesti sellise variandi kasuks otsustada. Väetamist alustage kindlasti tegelikult peale potistamist, vähemalt oodake 2 nädalat ja alles siis soovitan teil siis päris väetisega väetada, aga nende looduslike väetiste puhul võite juba juure tugevdamiseks ka varem seda lahust kastmisel kasutada. Seda mereadru baasil tehtavat lahust võite kasutada ka pritsimiseks, et juhul kui taim näeb veidi kidur või vilets välja, siis võiks kasutada ka siin korra nädalas seda taime ka pihustiga üle pritsida. Et sellised väikesed nõuanded taime väetamisel. Nüüd, kui juba õied on tekkinud, siis võiks teha väetamist isegi iga nädal, aga siis pakendil ette antud väetise kontsentratsiooniga, et mitte mingil juhul ei tasuks seda ületada, et kindlasti lugege igal väetise pakendil olevat juhendit. Siis on teil tagatud õige lehtede arv, õite moodustumise arv ja ka viljad valmivad siis õigeaegselt ja ei jää pikemat perioodi vahele. Aga edukat väetamist teile!